Ikka Küljestinen valmis seda mängu alanuks vilistama ja seda taga teeb. Harju Jutka Laagri, Tallinna Kalev, teise vooru kohtumine alanud. Mille võin öelda, et kodumeeskond Harju võitis, vaatame ära siit selle minemise, siit on päris hea rünnak kohe tekkimas ja joostakse selga ka Harju ridades kõrgliigas, nii et tal ka nii-öelda koju tagasi tulek. Võtakse käega mängu, sealt läheb üle see lööb Nigula jälle, Harju ka ennast käima ja siit on päris hea võimalus tulla vastu. Abi on ka nüüd vaja, see abi tuleb ja abi tuleb hästi, sealt on ka löögikoht. Viimasel hetkel viskutakse plokki. Aga noh, tiim oli ikkagi surve all ka, et see ei olnud võib-olla kõige parem löök, sööt. Ja tuleb sealt terav löök, aga mööda läheb. Jällegi see rünnak natukene takerdub korraks, aga mitte kauaks. Oi kui efektselt nüüd mängitakse. Värav alla pall ja sealt tuleb 1-0. 85 minutit on mängitud, kui Kristjan Kriis lööb Harju Jutka Laagri 1-0 juhtima. Lihtne värav justkui, aga tööd oli teha vaja omajagu ja meeskondlikult mängiti see praegu välja. Midagi läks Kalevil seal kaitses natukene nihu ka, sellepärast et kuidagi väga vabalt lasti seal vasakul äärel toimetada. Üks mees oleks sealt nagu puudu olnud. Aga tema on siis jah, Premium liigas 102. mäng. Ja läbi söötsid teine ja tuleb teine. Harju käib rünnakul vähe, aga kui siis korralikult Karel Eerme ja 2-0. Vähem kui 5 minuti sees on Harju löönud 2 tükki. Ja samal ajal Lauri Numa õiendab veel Baturintsiga. Maksimalist tundub. Aga Harju Jutka Laagri 2-0 ees. Ja mõlemad nüüd saanud põhimõtteliselt ühe võimaluse ja sellega kohe ära kasutanud. Nii Kristjan Kriis kui Karel Eerme. Tund on kohe täis, nii et tundub, et hakkab vaikselt mingeid muudatusi ka Harju tegema. Tuleb pall värav alla ohtlikult, aga aasta alguses songa operatsioonil ja samamoodi siis ka põlvevigastusega väljas jätkuvalt Evert nädala kontekstis. Ehk siis ära siit selle Harju rünnaku Järve ja Lepp tõrjub ja saab teisel katsel palli kätte. 18-aastane. 2022. aastal ta Harjust läks. Ja nüüd tuleb siit teravalt kohe, aga liiga madalale vajutakse ja nüüd on tõesti kõik. Harju Jutka Laagri on tagasi kõrgliigas. Tallinna Kalevi kaitse Enrico Kajari pettumusse näos on ilmselge. Ei läinud see mäng täna nii, nagu te tahtsite. Alustasite te ju tegelikult hästi, aga kas need 2 väravat 5 minuti sees lõid teil natuke jalad alt? Ma arvan kindlasti jah. Nagu mängu alguses näha oli, meil oli kogu aeg surve neil peal. 2 rünnakut nemad olid ära, me ei löönud ja ma arvan, nii lihtsalt see oligi. Algus oli hea, mäletan eelmises voorus oli teil just esimesel poolel natukene probleem, kui palju sellest enne mängu täna juttu oli, et alustaksite teravalt, aktiivselt? Ikka rääkisime ja me tahtsime minna kindlalt peale, võtta kohe siin esimene poolegi, teha hea tulemus, et teisel pool lihtsalt peale minna. Aga noh, jalgpall on selline, kogu aeg ei tule niimoodi, nagu tahad. Kas Harju suutis teid üllatada millegagi, et nende 2 kiiret rünnakut, põhimõtteliselt esimesed, mis neil olid, et sealt ka kohe 2 väravat tuli? Ma arvan, me ikka teadsime, et nemad mängivad enam-vähem kontrite peale ja treenist olime valmis, aga seekord jällegi nii. Ärkasite tegelikult teisel poolel, tegite siin vahetusi kõvasti, muutsite koosseisu natukene, aga kuidagi sellest viimasest teravusest jäi vist täna puudu lihtsalt. Jah, ma arvan, et need pallikasti ja löögid ja need oleks kindlasti paremad olla, et oleks pead ikka leidma mehe seal kastis ja lõpetama ära rünnakud. Teil on noor meeskond ja võib-olla isegi mitte niivõrd nagu vähe kokku mänginud meeskond, aga sel tasemel vähe mänginud meeskond. Sa ise ka, kui keeruline see Premium liiga tase praegu nagu alustuseks on? Ma arvan, et kõikidel noortel poistel on praegu ikka veits raske, kuna teine mäng alles. Pre-season muidugi oli hea ettevalmistus meil, saime paar võitu, aga ma arvan, et kõigil on ikka raske, et natuke läheb aega, kuni kõik saavad sisse elada. Sul endal isiklikult keeruline praegu? No ikka natukene. Kuigi eelmine hooaeg siin ka mängida, aga ikkagi natuke on. Roll on teine natukene, eks ole? Jah. Päid Norgu ei lase kindlasti, hooaeg alles algas ja mis siis, et praegu 0, aga lähete järgmistele mängudele jälle peale õppimise kohta? Kindlasti jah. Aitäh sulle, jõudu!
ja Harju poole pealt meie juures Karel Eermäe. Karel, palju õnne kõigepealt! Väga oluline võit teie jaoks kindlasti, et just hakkasin vaatama, eelmine kõrgliiga hooaeg 10 esimese mänguga oli vist 1 punkt, nüüd on teisest voorust, esimesest kodumängust kohe 3 punkti käes, teeb tuju heaks küll. Ja tuju teeb väga heaks, aga me teame, et hooaeg on pikk ja see on maraton ning see on alles esimene samm. Su enda jaoks ka kindlasti oluline kohe ikkagi hooaega nüüd alustada nii, et värav kirjas. Ja väga oluline, et sain oma värava kätte ja olen väga õnnelik. Võistkondlikult ka tundus, et teil nagu asjad sujusid täna hästi, te ei lasknud sellel Kalevi alguse pallikontrollil survel kuidagi end verest välja lüüa. Ja, et jäime oma plaanile kindlaks ning tegime kaitsetööd hästi 0 taga ja töö tehtud. Kas see plaan oligi natuke see, et lasta Kalevil palliga mängida ja panustada rohkem vasturünnakutele või see kujunes lihtsalt mängu käigus nii välja? Mõlemad kujunes ja samas oli ka plaan, et kindlasti kaitses kindlasti tugevalt mängida ja kasutada oma ründavõimalused ära. Su enda jaoks eelmine hooaeg esiliigas numbrite poolest väga hea, lisaks sul on ka sellest kõrgliigast juba 2 aasta taguseid kogemusi all, kui palju paremini, kergemini, mõnusamalt sa ennast sel hooajal väljakul tunned? Palju mõnusamalt, ikka esimene Premium-liiga hooaeg on tehtud ja siis enam ei ole sükest närvi või sükest esimese hooaja sükest pinget peal. Esimene mäng teil skoori poolest mitte kõige ilusam. Kui kerge või raske oli seda enne tänast mängu nagu peast välja visata? Ma arvan, et juba esimeseks trenniks see nädal oli juba peast välja ja keskendume järgmisele mängule. Samamoodi nüüd keskendume järgmisele mängule. Üks korraga, see on ilmselt teie moto. Jah, täpselt nii. Aitäh sulle ja edu järgmisteks mängudeks!